Tere hommikust teile, alustan uue vlogiga. Täna on kolmapäev, kell on 8.55 ja me hakkame vaikselt minema golfi. Või noh, me oleme siin peaaegu tund aega olnud. Tegime sooja veits ja nüüd Saran läks puttima vist. Teeme natuke putti ka soojaks, siis lähme juba rajale. Täna on vapšee ilus ilm. Aga kui on ilus ilm, siis tähendab seda, et on ka palju rahvast. Ehk siis ma vaatasin täna sealt äpist, et põhimõtteliselt kõik ajad on täis kuni kella 5-6-ni või. Järelikult on tegelikult see puhkustaeg ka, ma arvan, sellepärast ka on see rahvamass nii suur täna siin, et muidu küll ei ole hommikuti on nii full, et ühti vaba aega ja inimesed igal pool ootavad juba aegas nii varakult. Ehk siis ma arvan, et täna tuleb suhteliselt rahulik mäng. Nii et saame nautida ilma ja ma arvan, et pole hullu. Saame hakkama. No nii oleme jõudnud teisele poole, 11. rada. Päris ilus ilm on täna ja oi, kus pall lendab. Väga hästi lendab. Jälle meil keegi pundis juures. Täna on täitsa normaalne, huvitav inimene, räägib huvitavad lugus golfist. Tundub, et on terve elu mänginud ja kusjuures selleks, kus tõesti on Iirimaal mänginud üle 400 raja. Ehk siis siuksed mehed, pange alati mulle punti juurde. Tore on kuulda siuksed päris golfilugusid, mis siin raes 20 aastat tagasi oli ja kus siin polnud järve midagi. Ehk siis väga huvitav on vahepeal mängida selliste inimestega, kes on nagu terve elu golfi mänginud ja teavad palju. Ja täna täitsa siuke täitsa ulme ilm, selle suve parim ilm, tuult ei ole. Ühtegi pilve ei ole, päike paistab. Kindla kätte, siis kindla peale libise kepp käest ära. Ei taha hästi kätte mahtutud, käed on nii suured. Paneme siit ühe löögi, mis see kell näitab 85 meetrit. Lähen siis, mis asi see on, 52. Vetsiga peale, parmud söövad. Ma arvan, siit annab kukuta selle lipu kõrval küll, kui hästi läheb. Ütleme nii, et löök oli hea. Nagu näha, läks maast liiga läbi ja ei läinud kaugele. Aga ma olen ikka rahul. Mis on otse, see on hea. Tšura naudib. Täna on hea soe ilm. No talle soe ilm meeldib, ma vaatan. Joob vett ja tal on jääkupikud kaasas ja kõik on olemas. Vaatan vahepeal ühe Sarani löögi ära. Kõigepealt üks proovilöök. Tunnetab maapinda. Vaatab, mis sealt on. Nüüd tuleb kõige raskem osa gripp paika. Ja vaatame siis, kuidas löök välja tuleb. Golfis peab tegelikult tasa olema, kui keegi lööb, aga ossa läks ja maandub. Vaat seal. Oleks võinud sutsu lähemal, aga ma ei tea, ma oleks rahul sellega. Nii, vaatame löögi ka vahepeal. Opa! Drive'id mulle meeldivad. Nii, see pult on käes. Oo, mida pekki vaadata, mis siin koopis on. Mulle koop meeldib. Mitte sellepärast, et nagu ma peaks ütlema, aga mulle lihtsalt reast meeldib. Siin on kõike. Bassein. Mitte mul basseini vajaks oleks, aga jumal hea. Kelle mida vaja on, kõik on olemas. See on nagu Prisma oli, vaata, nüüd on Coop võttis Prisma üle, ehk siis Coop tegi hea otsuse, Coop on väga hea pood, mulle Coop meeldib. Ma olen ise ka Coopis kogu aeg, sest et see on minu kodupood, mul ei ole siin väga midagi muud valikut. Ja mul on õnnestunud sellist kohta elama minna, kus on, ma arvan, Eesti kõige parem Coop. See on jõhkralt suur, see on ikka nii suur, et see ongi hea võrdlus. Ma olen eluaeg seda võrreld nagu Prismaga selle nii-öelda suuruse poolest ja ka nii-öelda natuke valiku poolest mõnes mõttes. Palju asju on, nagu sa võid sokid osta, Nike sokid, näiteks Nike sokke võid osta ja siis võid osta ka süüa, nagu me läheme praegu ostma. Kiirelt võtamegi midagi, ma ei tea, saia oli vaja poest, praegu on lihtsalt riistokkimine, mõned asjad, mõned koopiimad, mõned saiad, leivad ja on kõik, ehk siis näeme teiega juba, ma ei tea millal, ma olen nii väsinud, kell on juba 3 läbi, hommikust saadik mõllanud ringi. Jõudsime koju ja avastasin, minu Saran teadis, mina avastasin, et meil ei olegi lõunasööke valmis prepitud. Otsa on saanud. Tavaliselt me teeme alati valmis, aga nagu ikka mingi hetk saavad asjad otsa ja hopsti, kiire lahendus kodus olemas. Rapi põhjad, Fatser on lagi asi. Fatser šokolaad parim, Fatseri need asjad, mega head. Mis igas need on. Ühesõnaga, näitan teile, kuidas tuleb teha kiiret lõunasööki, kui kõht on tühi ja sul ei ole kodus midagi süüa. Noh, need asjad peavad muidugi olemas olema. Selles suhtes, ja need võiks olla kodus. Esimene asi, mina teen endale ketšupiga. Esimese panen ketšupit ilusti, ringi ratastega. Mis siin on nüüd? Hakkab vastu. Ühesõnaga ketšup peale, laksti. Teine asi on sink. Siin on mitu pakki, üks saab tühjaks, aga teise. Kõigepealt paneme singi. Paneme siit mõned head viilud. 1, 2, 3. Juust ka, hopst. Juust on põhiasi. No nii. Paneme 2 viilu. 1, 2. Ja mis nüüd teha? Nüüd tuleb kokku panna see asi. Väga lihtne. 1 laksti ja laksti. See läheb mul sinna, kohe näitan võileiva grilli vahele. Ja nüüd ma näitan teile
milline tuleb Sarani oma, sest endal ma teen täpselt samasuguse veel. Ma juba puterd, mul on kõht nii tühi. Läheb tal seda sulajuustusi alla. Ta ei saa praegu öeldagi, et kuule, sa paned liiga palju, sest ta filmib. Ehk siis kõht on talle kõigilist tühi ja väsinud ka, sest raske pikk päev on olnud. Aga täna oli mõnus golfilm, siuke ilm võiks iga päev olla, sest ulmekas, soe, mõnus. Täpselt siuke nagu ilm peab olema. Sarani läheb üks juust, üks sink, rohkem pole ära teeninud. Tahad rohkem sinki, jah? Palju sinki tahad? 2 ja mitu juustu? 1,5 või? Saad ära, ma tean juba ise palju tahab. 1,5, kumba pidi valdin? Niipidi või niipidi? Ma teen niipidi. Ohoo, no nii, näete, kui raske on toidu tegemine. Ja nüüd läheb see samamoodi. Laksti nii kokku ja läheb ka niipidi kokku. Ja ootab järjekorda. Ma kohe näitan, kui valmis saavad. Nii lähevad siia võileva grilli vahele. Või no ma ei tea, see võileva grill ei ole, see on mingi muu grill. Aga mina kasutan seda võileva grilliks, ehk siis läheb siia vahele mõni minut ja ongi valmis. Haruldane päev, kell on, see hakkab 4 saama ja see on mul teine nokko, usute või? Ma ise ei usu. Aga ma arvan, sellist päeva, millal ma nii hilja jooks teise noko. 2 aastat pole olnud, 3 aastat, ma ei tea palju. Oli, Miami's käisin, seal ei olnud ühtegi nokko püüa. Nii et seal lõin aastaga tagasi umbes. On ikka jumalate jook küll. Kohe saad võikud ka valmis ja on hea, hakkab sööma ja ma arvan, et peale sööki tuleb kergelt tudu, sest väsinud on olla. Ja täna on üks suur kohustus veel. Ma pean magama. Ei, magama. Magamine ei ole suur kohustus. Tegelikult ma pean trenni tegema. Ehk siis ma pean trenni tegema, sest ega biitseps ise ei kasva. Masandas ei kasva. Ma olen nii segi juba omadega. Ühesõnaga, natuke raske päev on olnud. Ühesõnaga, jah. Ühesõnaga. Tšau. Õhtune sissekanne. Kell saab kohe 10 ja ütleme, et mõnus on. Mõnus ilm on, olemine mõnus, aga und ei ole, mis on väga halb, sest et me magasime täna peale golfi 1,5 tundi umbes, ehk siis mingi 4:30-6-ni läks natuke paljuks. Tuleb seda asja hakata vähem tegema, sest et kui sa lõunar magad, siis õhtul ja lund, eile sama asi. Ehk siis enam lõunavõinakut teha ei või, sest et ikkagi eesmärk on 10:06-ni hoida seda graafikut, et 6 üles, 10 magama, siis on hea, nagu siis saab ilusti golfi mängida, hommikul varakult üles ja ei ole väsinud. Aga kui täna lähen jälle mingi 11 magama, siis on kohe siuke unegraafik sassis ja mulle see ei meeldi üldse. Mulle nagu meeldib, et rutiin on paigas, aga ta on siin tunnike nihkund ja see mõjutab päris palju. Homme on jälle vaja vara tõusta, ehk siis homsest paneme selle asja paika 2 päeva natuke kehvasti. Homme on juba parem päev. Homme on päris huvitav päev. Niivõrd kuivõrd huvitav, aga linnas trennis käin ikka päris siuke teistmoodi kogemus. Kodus on nagu rahulik teha, linnas on siuke väike pinge peal, vaata. Rahvast palju, uued masinad, mida pole ammu teinud. Eks me näitan teile homme trenni ka, teeme Kärtsuga trenni, ma ei tea, kas me teeme jalgarata hästi rohkem, nii et näeme teiega juba homme Tallinnas. Tegime jalutuskäigu ära, mõtlesin, et teen paar viset ka, sest pole ammu loopinud lanti. Aga ikkagi ühe kala tahaks igasta kätte saada, kuidagi nulliring on. Ma ei saa öelda ka, et ma olen nagu väga palju vaeva näinud, ma arvan mingi 50 viset olen see suvi teinud kokku umbes. Ehk siis, mis ma saada tahan. Ja minu nii-öelda kalal käik on siit ühe koha pealt toppimine ka. Õige kala, mis käib ikka järvele tiilu peale, aga ma ei tea, ma ei viitsi. Milleks? Nii kala ei ole, ma arvan. Aga ma arvan, ma teen siit 3 viset jälle ja hea küll, lähen magama. Jaaks suhteliselt proovin, äkki üks päev hakkab külge. No Tšurro, ma vist tegi selle palli alla. Tema teeb meil siukest trikke, et viskab palli kaldast alla kogu aeg. Arvab, et siis ta võib ujuma minna. Ma ei tea, mis ta idee on. Ma ei saa aru, miks ta kala ei tule. Tšurro, mine too kala. Tšurro ei too kala. Ehk siis läheme magama. Hea tööd teile. Näeme juba homme. Kuule pätte. Ei lähe enam magaminekut ujuma, kes siin viitsib puhtaks ja kuidaks teha. Ja ma annan Tšurrole palli kohe ära, mida ta läheb ujuma. Nii et hea tööd. Nii, oleme jõudnud jõukasse, uus päev on käes. Pätib hommikul tegi midagi või teinud, vist ei teinud. Täna on 4 päev, teeme Kärtsuga trenni. Kärtsu teeb siin RDL. Ossor raks, vaata kui piitsab siia valgus on. Eks teeme siin jõukas täna jalga, kätt, õlga, selga vist ei tee, ma arvan. Aga vaatab, eks näitan võib-olla mõnda harjutus ka teile. Esimene harjutus oli reie sirutus, teine oli RDL, 3. on siis, mida Kärtsu teeb. Jalapress, teeme jalapressi natukene. Mulle jalapress täiega meeldib. Ma olen mõelnud, et äkki peaks koju kostma, aga kodus mul ei ole vist nii palju ruumi, aga midagi ikka mahub.
kus kütab minna praegu, vaatame. Kus kütab minna. 6 plaati peal ja... No Kärtsu tahab, et ma ütleksin teile, et see on täpselt sama raskus, millega mina tegin. Aga ma tegin lihtsalt ühe jalaga. väike vahe on sees. No nii, Kärtsu näitab teile, kuidas tehakse ülatõmbeid. 40 kilo on peal. 45 lausa, okei. Kus nüüd on alles raskused peal. Näitab, et jõud on ja jõud on palju. Mõni hakkab lollitama kaameri käiba vahel. Aga naudib, järelikult trenn on tore. Oi, kus kütab nagu tühja kangiga. Väga ja kohe näha, tehniliselt on õpetatud, oskab sooritada. Kuule, päris kergelt tuleb, ma paneks isegi 55, mitte 45. No nii, Kärtsu ütles, paneb 50 ja tal on nüüd siuke laks sees, et ei peatu täna enam. Kärtsu ei peatu, ütles, paneb 50, siis paneb soti ka veel. Raskused aina tõusevad, juba on 60 peal ja näitab, kuidas see trenn käib. No ma ei tea, kas see on õige asi, aga no proovime, tõmbame. Jep. Ossa, kuule, hakkab tulema. Mul on ka siuke laks sees, ma panen ka masina põhja. Vaatame, kas see MyFit on üldse midagi väärt või ei ole. No nii, ütleme nii, et hommikuks väga hea siuke soojendusharjutus. Saab sooja sisse, ei pea sauna minemagi, aga ei. Ütleme nii, et tugevatel poistel pole siin midagi teha. Aga korrustu peale, vaata, karjuta peab ka tegema. Ütleme nii, et kui karjud tahad teha, siis tule MyFiti ja siin on täpselt niisugused raskused, et ära ei vesigi. Südamele ka midagi. Annab laksud sisse. No nii tulime golfi või tegelikult hakkame juba golfis vaikselt ära minema. Tegin range'il 75 palli. Petse, raudasid, driverit, kõike natukene. Rajad ära minna ei saa, sest et mingid võistlused on siin, hakkab pihta kohe. Ja vahel on tegelikult täitsa hea lihtsalt range'il taguda palle. Minu meelest õpib nii palju rohkem, sest et rajal ju ideaalis peaks tegema mingi 80 lööki, umbes, võib-olla isegi vähem, vaata. Range'il saad lihtsalt järjest ära paugutada ja minu meelest õpib isegi rohkem natukene. Ehk siis vahepeal peabki range'il tegema. Kui on see olude sunnil, siis minu meelest eriti ja ilm on ka selline täitsa haigena. Niimoodi kütab, igi tilgub lihtsalt. Aga mulle meeldib kuumus, mida kuumem seda parem. Võiks veel kuumemaks minna, homme lubas eriti kuuma ilma, ehk siis peaks ujuma minema, pole ammu ujumas käinud järves. Endal järv maja taga või täitsa hoovis lausa. Äkki lähengi täna ujuma. Nii et, trenn tehtud, golf tehtud, koju sööma. Nii, väike update teile vahepeal. Käisime rajal. Täna on siuke päev, et ilget rahvast oli. Kus puhub tuul. Issand, oota, ma panen siin natukene. Tahab minema pühkida. Tuul on nii räige. Oota, ma istun siia sisse. Mul tõmbab ism ja matib minema. Tšuuri kardab natuke tuult. Tuli siia Tšuro. Väike update teile ja see mõttes, et oleme juba siin olnud, ma ei tea, kell on 2 juba. Terve päev. Rajal käisin mina ainult 3 rada. Sest mäng oli nii aeglane, ma olen siuke närvi, ma ei suuda mängida nii, kuid ainult istu ja oota kogu aeg. Ja siis ma tõin range'ile, lõin 200 palli. Päris hea harjutamine, vahest on hea nagu range'il nii palju palle lüüa, mõtleb palju sa arened. Sest et raja teed umbes 80 lööki ja mõtleb, mitu raja ringi peab tegema 200 seda palli ära lüüa. Mis see Tšuro teeb mul siin? Tahab käpamassaaži saada. Aga praegu käis just Õhtulehest fotograaf, varsti tuleb üks huvitav siuke lugu välja või persooni lugu saate lugeda, kes see Reigo siis on ja millega ta tegeleb. Tegime mõned fotod ja nüüd ma arvan, et hakkab varsti koju minema, et ei jaksa siin olla, kõht läheb tühjaks, lõunaaeg. Jah, lõuna saab läbi juba, jälle asi on natuke paigast ära, see rütm on paigast ära, aga ma arvan, et hea küll, Tšuro vaitan biitsepsi ka. Nii et näeme teiega juba õhtu poole võib-olla. No nii, trenn käib. Väike vormikontroll, suvi ikkagi. Ei saa ennast päris käest ära lasta. Korraldne, Tšuro ka siin. Tšuro on täitsa väsinud. Aga meil trenn käib. Täitsa hull, siuke nii väsinud olla. Aga mõnus trenn on, vaikselt kütan kätt ja triitsa ja õlga ja ehk siis teen paar vinta veel ja siis lähen pessu ära. Ma olen trennid väga pilbida ei viitsigi, et midagi tegin. Sai laksud sisse, opa. Ja küll tänaseks. Tšuro. Oli hea trenn, jah, ma arvan küll. Okei, ma mõnda harjutust näitan siis. Üks harjutus on siis õla, põlvede peal surumine. Jõpp. See on üks harjutus, miks ma teen seda põlvede peal, on see, et ta annab mulle vähem alaseljale koormust, ehk siis minu oleks natuke mugavam praegu. Teen natuke piitsa ka, Tšuro magab siin ees.
liigne harjutus. Andlitega lihtsalt kütad, op. Epp. Lihtsalt teeme igati pidi, ega andlitega on siuke kindla peale minek. Ja lihtne, kiirelt teelt peab ka aega ei ole. Ja täitsa hea laksu annab sisse ka. Jepp. Päris raske on täna. Jepp. Hea küll. Nii õhtuks tuleb siuke huvitav rapi moodi asi. Kõigepealt panin tükeldatud kana pannile. Saran tegi endale sellise hakkliha, paprika, tomat, juust ja mul tuleb enam sama, aga mitte hakklihaga, vaid kanafileega. Nii rapi nii-öelda sisu hakkab valmis saama, mis asin lihtsalt soojaks. Nüüd panen siia laksti peale, natuke ühele, natuke teisele ja siis panen natuke juustu ka peale ja keeran kokku ja panen sinna grilli vahele. No nii, vaadake neid iludusi, rapid on valmis, head isu. Tere hommikust teile, käes on uus päev, käes on laupäev ja täna oleme päris varasi, me tulime juba 7, hakkasime kodus 7, 8 olime siin, tegime reinsil sooja ja nüüd oleme juba, mitmes rada see on? Ei tea, ei paista, 11, 12, 12 rada ja kell hakkab 11 saama. Ei ole kõige aeglasem mäng, aga pigem väga süke rahulik ja täna on üldse, ma pole vist näinudki nii palju inimesi rajal. Kuulsin, et mingi 250 pluss inimest on täna juba kirjas. Käed on nõrgad, ei püsi driver käes. Ja täna on siuke, ma ütlen, 50-50 löögid. Üks tuleb välja, teine ei tule välja. Ja ütleme nii, et vaikselt läheb nagu tuju ära vahepeal, aga siis tuleb tagasi jälle. Tuleb üks hea löök ja siis tuleb jälle tuju tagasi. Vaatame, kas praegu läheb tuju ära või tuleb tagasi. See on siuke jälle 50-50. Aga noh, ma vajutan suht korralikult, sest ma ei tea, mul sobi, läheb nagu läheb. Opa! Praegu teeb tuju alles. Täpselt otse ja pall vist, ma ei tea, kas jäi alles ei jäänud, aga löök oli päris hea. Vaatame, kuidas Saran lööb siis, kas lööb paremini või halvemini, pigem paremini. Muidugi Surro on ka meil alati kaasas, ta pole vist kordagi maha jäänud, võib-olla 1 korra või 2 korda on jäänud, aga iga kord on ta golfis kaasas, naudib. Nüüd vaatame, kuidas Saran drive'i lööb. Opa, proovilöök, väike tunnetus kätte ja siis paneb litaka kirja. Oi, kui ilus, ma ei saa aru, kuidas sul kogu aeg need löögid nii otse ja nii kaugele ka on. Driver viga, Saranil on näitama driverit. See on AI driver, seepärast ta lööbki nii hästi ja nii kaugel, et see driver mõtleb ise. Mul on mingi siuke praegult ja see ei mõtle üldse. See ei mõtle ja see ei löö ise, aga mul on veel tegelikult mõned. Nii et võib-olla peaks vahetama vahepeal driverit hopsti. Siin asjad seisavad mul kotis tagant vaadates. Vaata, sõbral on ka turvavöö peal ilusti, et ära ei kaoks. Eile kadus ära, aga leidsime üles, ehk siis täna on turvavöö peal. Lähme. No nii, palli leidsin üles, pall maandus siia, tegi siukse jälje ja on ikka korralikult, ütleme nii, et on must, aga siin vist puhastada ei või. Siit tuleb lihtsalt panna üks kõks sinna lipuni. Alati ma olen siin vasakul pool, aga ma arvan, et pole hullu. Nii, meil siin maja taga hakkas täna mingi triatloni võistlus. Mul siin hea vaadata terrassilt. Aga esimene asi on ujumine järelikult on õudne ala on see triatlon. Vaata, kus kütavad minna. Oi, ma vihkan triatloni. No ma vaadata on pull, aga kus inimesed piinlevad, aga ma vist ei ole küll nõus mitte kunagi seda tegema. Vähemalt saavad hea ilma. Ilm on hea, vesi on soe ja andku minna. Nii, õhtu on kätte jõudnud, laupäeva õhtu teeme süüa. Lõunaks, mis me tegime? Mäletegi enam. Ma ei hakka ütlema, mis me lõunaks tegime. Aga no lõuna las olla. Ei mäleta ühesõnaga. Jääbki väike siuke mõistatus, mida Reigo sõi täna lõunaks. Aga praegult tegime valmis lõunaprepid. Siin on Sarani õhtune hakkliha, pastakeeb ja mina teen endal siis minuti vihve ehk siis kanafilee steigid. Kanafilee ühesõnaga. Pastaga kogu lugu ketšup peale läheb minna, ega viitsi midagi erilist teha. No see on siuke tavaline igapäeva toit, mis meil on. Ma arvan, et ma tõmban selle video siit kokku, sest et jälle keegi peab selle monteerima. Tegelikult mulle meeldib see monteerimisvärk, see on täitsa lõbus. Ma teen alati kõik enam-vähem siukse ühe tuubliga ära, ei hakka seal midagi keerutama. Ja ma arvan, näeme teiega nagu ikka nädala pärast, like, subscribe ja opa, lapsust sisse.